uskuda meile pakutud protokolli. Ja pall on mängus, 90 minutit head jalgpalli. No esimesed minutid siin on igal juhul ja vaatame selle olukorra ära. Pehter hea jalgade tõrje praegu. Ja on esimene olemas. Esimene värav, pall on väravast tõesti ja kõige kõrgemale kerkib seal. Kas on see Jürgen Loorents? Jah, Tammeka kapteni pall on Jürgen Loorentsi käe peal ja tema selle nurgalöögi seal võrku paneb ka. Noh, jäid Pärnu mehed võib-olla natuke passiivseks, vaatame seda olukorda kordusest ka, et mis seal nüüd täpselt toimus, kuidas Loorents nii palju ruumi sai. Väga vabalt ja väga palju ruumi tõepoolest Loorentsil oli, et seal lüpata ja see pall sinna värava suunas teha, et kui nüüd jalgpall.ee andmed ei peaks valetama. Jah, nii on, et võib-olla natuke ebamugav vastane on siin Tammek olnud Pärnu. Ja äärest murata eravalt kasti sinna, aga saab ka sööta ja saab sööta ja 2-0 ja pall on väravas. Ja Kaspar Paur nüüd on ka tabloo nurka õiget aega näitamas, et 17 minut ja Tammeka 2-0 ette. Sander Kapper paremal äärel suurepärase eeltöö tegi ja Kaspar Paur vajutas 5 kasti joone pealt sisse. Nüüd vaatame, kas läheb ka Kapperile see sööt, et seal Koskor tegi vist viimase puute. Võib-olla saab tema selle resultatiivse söödud enda nimele. Vaatame nüüd, mis siin. Ja löök ja kas on Andre Paju, kes tabas? Ei. Tammeka saab siin kontrassi minna hea pall Koskorile. Vaata, mis Koskor siin välja mõtleb. Läheb paremaga keerutama ja napilt postist mööda. Nüüd siin võimalus Pärnul. Proovitakse uuesti ja vihmaja palliga ja leiab kastis Mungi. Ja Mung saab seal keerata ka veel ja endiselt pall kastist seal lahti ja kas saab nüüd lüüa ja saab paneb teise palli sinna. Ja ei ole kiiret Tammekal selle palli mängu panekuga. Ja pehme pall sinna taha otsitakse. Rääbisele ja kolmas olemas 90+2. Ja sisuliselt viimastel sekunditel Rääbis selle palli võrku paneb. Ütleme, et Kapper ikkagi võttis selle karistuslöögi lahendamise enda peale ja tegi hästi ära, et vist äkki kas oli ka Rääbis seal ringis ja lepitigi kokku selline kombinatsioon. Väga lihtsalt taaskord standard ja ilusti ja sinna. Peetson oli nüüd see mees, kes ei suutnud seal katta ja võtab ka ise peast kinni pärast. No vaatame, millal ta nüüd väljakulasse saab, kas saab. Sest tegelikult on aeg juba täis ja ei saagi. Nüüd väga huvitav lükke Tammeka poolt, et miks nüüd üritama minna. Eks taheti siin veel võib-olla natuke viivitada, ei olnud kursis sellega, aga 0-3 siis Vaprus pidi Tammekale alla vanduma.